Tõepoolest, liigume nüüd siseveekogude juurde ja vaatame siis tõesti, tuleb ka natuke juttu sellest võib-olla, et kus need toitained sinna merre siis saanud on ja saavad ja miks. Aga läheme siis kohe edasi. Räägin siis natukene ühe juba varem mainitud projekti Adatest tulemustest. See on siis see suur üleriiklik projekt, mis tegeleb siis kliimamuutuste kohanemise ja selleks vajalike tegevuste planeerimisega. On seal üks selline tööpakett number 3, mis siis tegeleb puhtalt veega, siseveekogudega ja just eesmärgiks on siis kaardistada veepuuduseks tundlikud piirkonnad, siis kliimamuutustes väga tundlikud veekogud, leida mudelid, kuidas seda mõju muutust hinnata ja tõsta ka inimeste teadlikkust siis nendes küsimustes ja seal siis on lisaks Tallinna Ülikoolile ka veel geoloogiateenistus, Keskkonnaagentuur ja ministeerium partneriteks ja suur hulk inimesi siis seal ka tegutseb. Et natuke ma räägin selle projekti esialgsetest sellistest tulemustest, sest see alles algas, me alles oleme pilootallad käima saanud, et suuremad tulemused tulevad hiljem. Aga esmalt, pilootallasid on meil ka 5 siis, mida me üle Eesti täpsemalt jälgime, lisaks siis sellisele laiemale analüüsile. Aga esmalt vaataks natuke seda laiemat pilti, et kuidas siis nagu maailmas lood on ja mis siis üldse nagu see seis on, kus maalt siis kliimamuutused oma mõju avaldama hakkavad. Nii et seis on selline, nagu sellel joonisel. See tulpdiagramm on siis Eesti veekogude seisund viimasel, 10 aastal riikliku seire järgi, kus siis nagu näha, et selline keskmine seisund on selline, et umbes natuke üle 50% veekogudest on siis heas seisundis. Väga heas seisundis veekogud meil puuduvad tänaseks päevaks. Kunagi neid 10 aastat tagasi veel natuke oli, aga nüüd pole enam ühtegi järgi jäänud. Kui me vaatame jõgesid järvi eraldi, siis jõgedega on olukord selline, vähem või rohkem olnud stabiilne, vooluveekogud siis jäänud seal kuskil 60-50% kanti kõikuma, aga järvede seisundid on nagu tublisti alla käinud viimase 10 aastaga, ka sealt 60 pealt umbes 10 peale. Ja sellel joonisel on siis pandud ka Rannikumere heas seisundis tulbad peale, kui näete, siis neid paraku ei ole. Neid on 0. Kogu Rannikumeri on halvas või kesises seisundis. Nii et põhjust mureks nagu on Euroopas. Selline keskmine olukord on veel natukene halvem, ütleme siis seal on ökoloogilises heas seisundis 37% ja keemilis 29%. Nii et see on see lähtekoht, kust alates hakkab siis kliimamuutus nüüd veel täiendavat mõju avaldama. Teadlased on nende asjade üles muret tundnud juba palju ja avaldanud ka selle üle arvamust, nii siis kirjutas artikleid kui ka tehes siukseid avaldusi. Üks hiljutine tuli paar nädalat tagasi, olin ka selle allkirjastajate hulgas siis just sellise Euroopa veepoliitikate nagu õigele rajale suunamiseks. Need tõesti, faktid näitavad, et olukord on väga halb Eesti sisevetega, Euroopa sisevetega ja oleks vaja kiiresti ka ajakohastada siis vastav raamistik, kuidas me teeme seiret, mida me seirame ja mida me nendest andmetest tõlgendame, eriti selliste nende uute kemikaalide juures, mida me paiskame erinevaid põhimõtteliselt tuhandeid keskkonda, mõõdame üksikuid ja nende kogumõju eirame üldse. Aga räägime siis nüüd, kuidas see kliima siin mängu tuleb. Et siiani oli selline otsene inimmõju, nüüd on siis kaudne inimmõju läbi kliimamuutuste. Eelmise aasta lõpus tuli välja selline kena ülevaade siis Euroopa Keskkonnaagentuurilt Euroopa vete seisund, kus oli üks kena skeemikene, mille ma siis nüüd natukene ära eestindasin, kus siis vaadatakse kliimamuutuste mõju selliselt, et erinevus on lõuna ja põhja vahel ja mingisugused mõjud on siis, mis avalduvad sõltumata siis klimaatilistest üldistest oludest või laiuskraadist. Mis Põhja-Euroopas ja sellistel mägistes piirkondades on see, et sademete hulk on suurenemas, on juba suurenenud ja ennustatakse suurenemist veel. Liustikud taanduvad, Eestis neid meil ei ole, aga mägedes on, eks ole. Ja selline lumekattega periood ja jääga periood on lühenemas. Ja seda me tõesti oleme ju ka Eestis enda nahal tundmas. Nüüd selline üle-euroopaline skaala on siis see, et kõrgemad veetemperatuurid, suuremad sajud, intensiivsemad sajud ja võib-olla hetkedel, kus nad varem ei olnud nii intensiivsed,
suuremad tulvaveed, tuleb ju uudiseid Euroopast igal aastal, Eestis meil ka on natukene üht-teist on. Joogivee madal kvaliteet seetõttu, et jällegi tulvaveed viivad ka igasuguseid saasteaineid sinna, kuhu me võib-olla ei tahaks, et nad jõuaksid. Üldine reoainete sisalduse suurenemine, suurem erosioon, taas kantakse ära orgaanilist materjali, kantakse ära toitaineid, mis jõuab siis ojadesse, kraavidesse, jõgedesse ja need omakorda jõuavad merre. Ehk et sealt see Läänemere kehv seisund meil ju otsapidi ka tuleb. Ja teiselt poolt on siis ka meretaseme tõus veel vastu. Siis keskmine õhutemperatuuri tõus, kuumalained, sagedasemad intensiivsemad põuad, suurem aurumine, suurem surve ökosüsteemidele üldiselt, invasiivsed võõrliigid, kes kolivad järjest ka põhja poole, eks ole, vee tumenemine, kõrgem soolsus rannikualadel, laguunides, jõesuudmetes, suveperioodil väiksem veehulk ja äärmuslikud madalveed. Et need on kõik asjad, mis toimuvad siin, kui ka Hispaanias, eks ole, või Kreekas. Siis veel põhjavee taastumine aeglustub, võib-olla see pindminikiht meie oludesse isegi saab kiiremat toidet, asetab kaasa omad probleemid. Ja selline üldine eutrofeerumise oht, mürgised sinivetikad, nende õitsete sagenemine, see sama on siis ka ütleme Läänemeres, mis siseveekogudes. Lõuna-Euroopas, seal on pigem siis sademetulga vähenemine, ehk et süvenevad põuad, suuren veeputsist põhjustab kõrvestumist, sooluse tõusu, et millel omakorda inimene lisab siis juurde selle, et kui pinnaveega enam põldu kasta ei saa, eks me siis pumpame põhjavett, eks ole. Teeme suured niisutussüsteemid ja siis see põhjavees jaurab ära sealt, sest temperatuurid on kõrged, aga soolad jäävad alles. Nii et me muudame need niigi kurnatud mullad veelgi nii-öelda kehvemaks ja lõpuks ei saa seal enam mitte midagi kasvatada. Ja energiatootuse vähendamine üldiselt, et meil ei ole, või lõuna pool ei ole siis vette jahutamiseks ega ka siis enam hüdroenergiaks nii palju. Nii et see on see selline üldine raamistik. Nii et kokkuvõttes suuremad äärmuslikud nähtused, süvenevad ökoloogilised probleemid, olenev vee kvaliteet kättesaadavus, intensiivsuse erosioon ja teiselt poolt ka siis meretaseme tõus. Ehk et selline üsna suur erinevate mõjurite kompleks läbi siis kliimamuutuste lisaks meie otsesele mõjule. Mida siis inimkond proovib teha? Et lahenduseks või põhimõtteliselt see, millest me räägime, üks on see, et muutub vee kvaliteet, aga teine on see, et kliimamuutuse kõige olulisem mõju hüdroloogilises mõttes on põhimõtteliselt veeringe muutmine. Nii väga suures globaalses skaalas kui ka lokaalses. Vesi on teises kohas, kus marjunud olema. Ta on teisel ajal seal või liigub kuskile mujale ja ongi juba täheldatud seda, et näiteks mullaniiskus globaalselt on sel sajandil vähenenud, mis tähendab, et me peamegi rohkem muudkui proovima kastma oma siis põlde, et seal oleks midagi võimalik kasvatada. Uuringud näitavad ka seda, et maismaa veevaru on vähenenud, ehk et vesi on kolinud maismaalt pigem siis ookeanidesse. Jällegi, meie tarbeks on seda siis järelikult vähem. Ja olemegi seisus, kus siis ligi pool inimkonda elab juba üsna problemaatiliste veeressursside läheduses. Samal me ennustame, eks ole, et põhjaveevarud on ammendumas aastast 2050, ütleme, et ligikaudu pool siis nendest, mida me aktiivselt kasutame inimkonnana. Ja vajadus vee järele samal ajal me prognoosime, et kasvab. Mõned prognoosid on isegi märksa hoogsamad veel, et see kasvab veel rohkem kui see 55% 50 aastaks, mõned ütlevad, et juba võib-olla 30. Kui need 3 fakti nüüd kokku panna, siis kuidas saab see asi laheneda? Peale selle, et nagu inimesel kombeks, siis ressursside pärast me oleme valmis võitlema, et oleme võidelnud, eks ole, ilmselt toidu ja, ma ei tea, metallide ja nafta pärast ja nüüd me võitleme siis vee pärast, sest see on eluks juba üks põhivajadus, eks ole. Ja on olemas ka tore andmebaas, või ma ei tea, kui tore ta nüüd on, tore, et on olemas, aga need andmed ei ole toredad, mis korjab kokku siis veekonflikte, et kaardirakendus seal, kus nad maailmas toimunud on. Ja kui vaadata viimaste kümnendite kaupa, siis viimastel alates 60-ndatest, siis on sisuliselt veekonfliktide arv olnud eksponentsiaalses kasvus. Ja aastast 2023 on olnud juba rohkem veekonflikte sellel kümnendil kui eelmisel kümnendil kokku, nii et ma ei tea, kuhu me selle kümnendiga jõuame. Aga õnneks, kui me nüüd räägime Eestist, siis Eestis meil on vähemalt kliimamuutuste kohanemise arengukava, kus me oleme näinud ette ka mitmeid siseveekogude teemalisi tegevusi, aga seda ma ei hakka siin rääkima, igaüks võib üles otsida, vaadata siis, mida siis Eesti riik plaanib ette võtta.
Aga vaatame siis kiiresti senist kulgu ka, aeg tiksub halastamatu kiirusega. Nii, paar fakti kasutan siin kolleegide slaide, meteoroloogia päevalt siin paar tükki. Jana Põldnurga tehtud, et selgelt oleme Eestis tuvastanud, et temperatuurid tõusevad, õhutemperatuur. Selgelt oleme tuvastanud, et sademete hulgad on suurenenud läbi nüüd siis meie mõõteperioodi. Et fakt. Siis oleme tuvastanud ka selle, et siin nüüd on ainult siis need eriti suurte sadudega ehk et üle 30 mm, mis on ikka väga tugev vihm. Ka nende sagedus või nende sajulkade päev, kus sajab hästi palju, on ajas suurenenud. Ehk et kõik see, need ohud, need riskid, need on meil siin juba olemas ja mõõdetaval kujul olemas ja saavad muutuda ainult veel nii-öelda reliefsemaks. Nii. Kuidas see siis mõjutab meie järvi? Siin on ka teinud kolleegid Maaülikoolist mitmeid selliseid uuringuid ja analüüse ja aruandeid, et mis siis meie järvedega saada võib. Siin on nii-öelda niisugune, nagu sageli need asjad on, et mõni asi võib ka olla süsteemis kompenseerivaks elemendiks, et mõningad kliimatsenaariumite sellised mõjud võivad siis teist mõju kahandada, näiteks on teada, et kliimasoojenemine suurendab, eks ole, eutrofeerumist, toitained, aga samal ajal kaasneb ka järvede tumenemine ehk et pinnasest uhutakse näiteks humiinaineid järvedesse, jõgedesse, vesi muutub tumedamaks, mis omakorda muudab valgusrežiimi ja omakorda võib vähendada ka järvede primaarproduktsiooni ehk et osa sellest ekstra fosfaadist seotakse ära nende humiinainete poolt, mitte ei lähe siis taimede kasvuks. Et positiivne efekt ja negatiivne efekt. Aga kas see on piisavalt kompenseerida kliimamuutuste mõju? Ilmselt ei pruugi. Aga on teada, et meil on terve suur hulk erinevaid siis asju, mis järvedega võivad juhtuda. On juba juhtunud, jäävabaperiood on suurenenud, veetaseme dünaamikad, veevahetusi, ärakanne valglalt on suurem ja nii edasi. Nüüd, milles natuke mure on, et ega me tegelikult ei suuda eristada seda mõjusignaali nüüd nii täpselt, et see on nüüd kliimamuutuse mõju ja see on meie otsene mõju. Kuna sageli on need väga sarnased, aga õnneks ja uudis on see, et samad meetmed aitavad mõlema mõju vastu väga paljudel juhtudel, et kui me midagi võtame ette, mis nagu päriselt siis vähendaks näiteks toitainete koormust, aitaks stabiliseerida ökosüsteemi, siis see mõjub nii meie otsese koormuse kompenseerijana kui ka kliimamuutuste mõju kompenseerijana. Nii et siit siis sõnum veepoliitikatele, et tuleb teha sellist meetmed, mis nagu täidaks mõlemat eesmärki ja kindlasti peab tegelemas nende mitte heas seisundis olevate veekogudega ehk järvedest siis 90%-ga. Siis on nad vaadanud ka mõju kaladele Uljast järves, mis on ka siis adaptesti uuringualaks, et seal on ka siis huvitavad andmed, aga ma ei hakka siin pikalt rääkima, et erinevatele liikidele mõjuvad siis kliimategurid ka natukene erinevalt. Mõni saab eelise, mõni jälle saab siis natukene halvemad tingimused. Et taaskord on see süsteem, eks ole, väga keerukas. Siis mida me mõjust jõgedelle? Minust väga ilmekad graafikud on need. Siin on siis Vihterpalu jõgi, kus on siis kevadise suurvee tipu muutus alates 60. aastatest ja siin on nagu täiesti selge muutus. 88. aastast alates on toimunud nagu süsteemi nihe. Et enne seda oli umbes täpselt aprillis kevadise suurvee tipp, vahel natuke ulatus märtsi, eks ole, ja oli siuke variatsioon oligi 1 kuu piiris ja pärast seda on nagu mingi täielik kaos pihta hakanud, et on kevadine suurvesi jaanuari alguses või siis hoopis aprilli lõpus ja on nihe toimunud ikkagi põhimõtteliselt siis 50 päeva võrra varasemaks. See on nagu väga tugev, selge näide. Sama Kunda jõel, võib-olla natukene vähem teravalt, sama Keila jõel. Nii et asi, mis on avaldunud tigede puhul ja selgelt omab suurt mõju ka nende ökosüsteemidele. Võtame sellest vaele. Kui võtta veel mõni teine suur jõgi kõrvanud teised andmed, Emajõgi, täpselt sama fenomen, et siin küll on suurvee algus, mitte siis tipp, et olid mul sellised andmed kättesaadaval. Aga põhimõtteliselt moraal on sama, et on muutunud ebastabiilsemaks ja varasemaks. Emajõe puhul on ka suurvee kestus olnud ajas väga tugevalt kasvav näitaja. Eks tartlased ilmselt ka sel aastal nägid seda suurvett seal ja mõõtsid siis päevi kaua ta kestab, et millal kuiva jalaga tööle saab või kuskile, kes siis vastavas kohas elas. Siis uurime valglate kliimatundlikkust.
mis on jälle selline, et me ei vaata ainult veekogu, vaid ka seda, kuidas valgla omadused mõjutavad siis sellist hüdroloogilist tundlikkust üldiselt. Et siin on Oliver Koit teinud väga põnevaid uuringuid ja projekti käigus need nüüd jätkuvad, et sealt tuleb kindlasti häid tulemusi. Siis oleme vaadanud sellist üldiselt, kuidas nüüd siis kliimasignaal versus maakasutuse muutused versus toitained omavahel seostuvad. Ka seal on põnevaid seoseid, mis kohati ei ole väga tugevad, et siin sademed siis mõnede asjadega korreleeruvad äravool, aga üldiselt lämmastik ja fosfor väga tugevasti ei ole seotud mitmete kliimanäitajatega, aga siiski tuleb nagu erinevus sealt välja, et kas tegu on turbapiirkonna või sellise põllumajanduspiirkonnaga, et ikkagi valgla mõju on see, mida me peame sinna juurde selgelt ka alati jälgima. Nii, oleme jõudnud lõpu lähedale, paar viimast slaidi, et kuidas need kliimamuutus ja muud mõjud siis on meil äkki ka mingid leevendusi, kas me saame midagi ette võtta. Siin muidugi esmalt veel me peame vaatama ka ootamatuid siuksed mõjused, et see eelne, mis oli selline, millest me oleme teadlikud, me oleme palju uurinud, mida me teame, aga siin on paar sellist, ütleme, uuemat leidu või hüpoteesi, et kuidas ka kliima võib avalduda või kliimamuutus siis sellistes muud tüüpi veekogudes, nagu näiteks karstijärvikud, mis on põnevad veekogud, ajutised, kevadel leituvad veega, siis moodustab sinna veeökosüsteem, suveks kuivad ära, on maismaa ökosüsteem. Aga kui karstijärvik täitub veega jaanuaris, veebruaris ja ta maikuuks on tühi, kuhu see ökosüsteem siis kujuneb, sest ökosüsteem ei alga, veeelustik ei alusta jaanuaris või veebruaris, et see tundlik siukene rühm on natukene nagu välja suremas. Siis rannikulõukad, madalad rannikujärved, seal samamoodi on väga tugevalt viimastel aastal just nende maastumine intensiivistunud, sest rohtaimed saavad nagu eelise, sest kevadel varem on juba nii-öelda maapind kuiv, seal kus varem oli vesi, ei ole enam vett, et siin väikse pildiseeria siis Eesti Maameti ortofotodest, et kus tõesti see viimase mõne aasta hüppe on olnud nagu varasemate kümnenditega märksa kiirem. Et sageli on sellised asjad, millele me ei osanud tähelepanu pööratagi. Aga nüüd, kui te siin vahepeal imestasite, mis imelik elukas, mul seal slaidide peal on siis lõpetuseks ka häid sõnumeid. Igaüks te saate aidata meil veestiku kohta rohkem teada saada, et see on meie seirekon ja meil siis projekti käigus on ka loodud selline keskkond nagu Veestik Info, kus igaüks saab minna ja aidata koguda infot veekogude kohta, sest paraku riik jõuab seirata vaid 3% järvedest ja 14% vooluveekogudest, ehk et kõik ülejäänud on nii-öelda must auk, mille kohta riik ei tea suurt mitte midagi, meie ka ei tea. Nii et kõik saate abiks olla, see on väga lihtne, lähete välja, teete paar pilti, kirjutate üht-teist ja oletegi juba aidanud nii iseennast kui meid kui ka veekogusid, nii et kevad tuleb, minge õue. Aitäh! Nii, suur tänu, Jaanus, ja soovitan kõigil kindlasti minna ja kes ei ole teadlane, saab olla harrastusteadlane ja kes on teadlane, saab minna ja aidata kaasa Eesti veekogude kvaliteedi hindamisele. Aga nüüd küsimused, et palun. Ja, aitäh, Jaanus, selle suurepärase ettekande eest. Teatavasti Eesti on märkimisväärselt mõjutanud maismaa veesüsteeme läbi maaparandustega, seda nii järvede osas kui ka vooluvete osas, ja kui nüüd sademete rütmid on muutunud, siis maaparanduse praegune süsteem võib olla mitte väga soosiv, ütleme, kohanemiseks tulevate tingimuste osas, et kas sa seda poolt oskad kuidagi kommenteerida, kas maaparandussüsteemides peaks midagi teistmoodi tegema, kui teistmoodi, siis mida teistmoodi? Aitäh. Ja ei, kraavitamine on selgelt väga suur tegur, et meil on kraave kaevatud 150 000 kilomeetrit sellises tammsaarelikus vaimus. Ütled, et 150 000 kilomeetrit kraavi on Eestis. Et päris nagu hullumeelne arv minu arust. Et kraavide mure on sellest, et kraav on rumal. Tema viib vee ära, kui see seal on, eks ole, aga meil oleks vaja tegelikult mingil aegadel, meil on kraave vaja päriselt, kui me kõik kraavid kinni paneksime, see ei oleks ka nagu lahendus. Aga meil on vaja, et kraav viiks ära selle ekstra vee ja samal jällegi põuaperioodiks ta hoiaks vett kinni, ehk meil on tarkasid kraave, mis
paraku on, eks ole, kallis, kui me kõikidele kraavidele hakkame mingeid lüüse ehitama. Et noh, seal natukene saab, on ju, et teadlikult, et mõned kraavid muuta siis aeglasema vooluliseks, on ju, et teha seal natuke tammemiselt, on ülevoolud, kus siis vesi liigub, aga ega see ei ole lihtne küsimus, aga see on oluline küsimus, et täitsa nõus, et see on millega me peame samuti tegelema. Meil on aega 1 lühikeseks küsimuseks. Jah, palun. Jaanus, palun lühikest vastust ka. Proovin. Tervist, Alar Jürgenson Riigikontrollist. Ma nüüd ei teadnud seda piirangut, et vastus peab ka lühike olema, aga mul jäi juba mitmendast ettekandest ikkagi kõrva see, et põhiliselt räägitakse leevendamisest, et kas kohanemine on praegu ikkagi mingite asjade taga kinni, et meil on vaja rohkem andmeid, või midagi muud veel, et... Kohanema peab inimene, mõju peame leevendama looduse jaoks, et meil oleks üldse võimalik kohaneda, siis ütleme niipidi. Et mis me seal jõele me ei ütle, et mine kohane, eks ole. Et see on juba sotsiaalteaduslik küsimus, ütleme siis nii. Aga jah, see on loomulikult seal juures alati ja taustal. Väga hea, see oli kõige lühem vastus, mida ma kunagi olen Jaanusest kuulnud, aga suur tänu, nii et täname veel kord Jaanust aplausiga.